kalakampaania Kala kõlab hästi kutsub teid osa saama 4-osalisest väikesest ringkäigust üle Eesti, kus püüame erinevaid kalu erinevate kutseliste ja sportlike kalameestega. Me alustame Saaremaalt Veere sadamast ja milline kala tuleb kõigile meelde, kui ta mõtleb Saaremaa peale? Loomulikult on see suvi, jaanipäev ja suitsulest. Lesta lähemegi püüdma, Toosi Ain ootab meid. Tere Ain! No tere Kalev! Hakkame minema. Teeme ära. Kui palju sul võrke täna sees on? Täna on 16 võrku meres. See on sinu puhul tavaline kogus võrke? Tavaline kogus, jah. Et tavaliselt selle portsuga käime. Sellega lähme või? No võib ka sellega minna, aga siis peab teiste meestega läbi rääkima. Võib-olla võtmed kaasas, me läheme siis Aini enda paadiga ja kohe läheb püüdiks. Kuna te siin pooleldi jalus oled, siis ma sõidan märgi peale, sa võta lipumärk üles siit poolt. Siit poolt, jah? Jah, ja siis ma võtan asja üle. Teed kätte, jah. Nüüd vahetame kohad, minne sa ahtri poole. No nii, Ain, sa käsitsi ei tee mitte midagi, sul on kõik on motoriseeritud, jah? No põhimõtteliselt küll, jah. Vaata, kui kena rahulik vaikne saab juttu ajada, masin seisab. Ja mis on alati sellise võrgupüügi juures põnev, et võib ka olla kaaspüüki ehk mõni punane kala või siiga. Ja siig ja punane on juba selline kala, mida ka Saaremaa mehed söövad, on nii, Ain? Kuule, see on niisugune jutt, et kui näiteks võrgul käid ja siis kui küsitakse, et kas kala ka oli, kui sul siiga või punast ei olnud, siis ütled, kala ei olnud, ainult lesta püüdsid. Ainult lesta püüdsid, on ju? Praegu pole isegi veel lesta, aga me oleme ka esimese võrgu juures. Meil on siit ikka veel minna. Esimene on olemas. Kuule, nüüd läheb täitsa ketiks juba, ma näen juba. Täitsa valge on kõik eest. Vaata nüüd, sa ei jaksa õnd tõmmata. Masin tõmbab, mul pole midagi tõmbab. Laks tuleb, näen, ööris. Arvan, see on su viimaste aastate parim saak. Et peab kogu aeg hakkama külmimestega koos käima. Ma ei kujuta ette, see oli ikka vägev praegu vaadata. Päris lestapüük ikka, näed, vaata. No see on jah, ikka nüüd natuke asja moodi. Ma proovin ära lugeda selles võrgus. 5 on praegu. 50. Vaata, mis ülged teevad. Üljes või? Vaata seda. Jah, et see on. Ühesõnaga, nüüd me oleme siis praegu jõudnud võrguga keskpaika ja Ainil on kala pooleks ehk poolik lest. Ma näitan kohe. Selle põhjuseks ei ole midagi muud, kui hüljes on käinud oma võtmas. 80 lesta oli meil võrgus. Me tegime sellise kiire loenduguse ja 2 tükki siis selles võrgus on sellised lestad. Neid me ei loe. Nii, amatöörid, 70 kiloles. Nii, Ain, ajasime su hommikul vara ülesse. Ja, hirmus vara. Ja käisime ja teime su aasta saagi ära. Ja, just. Noh, tegelikult peab rahul olema. 70 kilo enam-vähem okei. Ei, täiesti rahuldav. Teist sama palju veel saab, siis võib päeva korda lugena. Me saadame Aini uuesti merele, ta läheb, toob teised võrgud ka ära. Kalatoidud.ee on lehekülg, mis näitab teile või pakub teile kalaretsepte. Me võtame siit suunan Asvale. Seal on su sõbranna Tiina, kes näitab, mida lestast teha. Mis edasi saab? Nii, Tiina, tere! Tervis! Kuule, näe, Ain saatis meile lesta. Seda kord ikka nii vähe. Piisab sul sellest, et sa näitad, mismoodi see puhastamine käib ja kõik see muu jutt. Mina lõikan sedasi. Mõni lõikab lihtsalt siit nahale augu sisse, aga ma lõikan ikkagi need sooled siit seest konkreetselt välja. Ühe lõikega on sul kala valmis? Jah. Okei, see nüüd suitsukala. Jah. Näita, kuidas see siis nüüd praekala? Praadimiseks või kuivatamiseks siis võtad pea otsast ära. Nii. Ja jälle seda. Ja jälle pesed siit ära. Eriti need kuivatuskalad, need tuleb siit hirmsast kenast ära pesta, sellepärast muidu siia porikärbes paneb pesakonna sisse nii kui naksti. Kuna ma tean, et sinu kala on oivalise maitsega, siis ma pean sinu nippi või sinu tegemist kõige õigemaks. Kuidas sa teed siis? Mina teen soolveega, et kõik saaks ühtlased. Siis on seda, et mul on 8 liitrit vett umbes ja 1,5 piimakoti kannu soola. 1,5, mis asja, piima? Piimakoti kann.
Nii, see on siis... Kõik teavad see plastmask. Jaa, see on siis tublisti üle kilo. Neid kalu me hoiame siin soolvee sees 10 minutit. Sa võid teha ju ka supisoolase ja 3 tundi hoida. Nii. Okei, et ta ongi niisugune nagu kiirsoolamise värk. Jah. Nüüd siia sool vette. Otse läheb nii. Jaa, nõnda. Nii, paneme kella käima. Jah. 12 minutit, 12 minutit kell käima. No nii, Tiina, nüüd me siis siseneme põhimõtteliselt sinu nii-öelda kuningriiki. Jaa, see on... Lased sa kedagi teist kahjulegi või lase? Ei, mina olen kangesti lahke kõigile rääkima. Ma ei pea mingit suuremat saladust. Aga nagu kala ikkagi suitsutama, lased siia kedagi või teist või lase? Keegi teine pole tahtnud tulla, kes ikka viitsib pool päeva see julgum panna. Nii, moian. Ei saa ajad kaluvarda. Tavai, ajan. See ilu pärast pole tulnud siis. No nii. Nii, sealt ühtepidi kõik, augud ühes külges. Kõik ühtepidi, jah? Ja, peast läbi. Peast läbi. Mullu läbi. Seal pöse peal süük pehme koht. Jaa, tuleb. Sealt kena muljuda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vaatad, pehmem koht põse. 14, 15. No, 15 tükki paneme siis siia peale praegus. Nii, sul tuli on juba all, eks? Jaa, tuli on all. Sa võid siis edasi ühtlasi vahesid ajada. Ai. No mis siis nüüd oli siis? Ma tegin sinna mõned. See asi siis nüüd oli? Oota, ma panin mõned. Vaata, pösk on ikka natukese teise koha peal. Kui tagumik või? Ei, sa läksid sealt köri kallale. Kuule, aga vaata, sa oled ise teinud, üks on valepidi ja las ta olla. Ei ole. On. See on vasakukäeline lest. Okei. Kui sa aru saad, lestad on sööst paremakäelised ja vasakukäelised. Ja on küll vahel, jah? Noh, näed, pleksti valmis. Siin on meil mingi 10 kilo, ei ole nii palju. Ei ole nii palju. Tõmbame nüüd need siia ahju. No nii. Näed sa, paneme sisse kõik seda sillust sihkat-sahkat. Uksed koomale. Uksed koomale. Ja kuivama. Ja läheb kuivatamiseks. Ja siis tuleme umbes tunni pärast ja vaatame, mis siin siis vahepeal juhtunud on. Ja mis sa teed nii kaua tunde aega? No, siis puhastan järgmisi kalu või? Töö käib. Töö käib, lihulaeva köögis. No nii, öösega tund aega ja me hakkame siis natukese pärast nägema, millised kalad välja näevad. Me oleme ahju juures, me panime kalad ahju, aga praegu me veel justkui nagu ei suitsuta, eks? Me tegelikult just panime selle ahju kinni, sest et kui sa nüüd käega katsud, siis seda katsud, siis sa saad aru, et need kalad on sealt nagu kuivad. Kala kuivatatakse ahjus nii kaua, uks hoitakse lahti. Täitsa lahti? Täitsa lahti või sealt natukese poole peal, kui kala on väljast kuiv, sest kui sa paned selle ahju kohe kinni, siis on see asi, et see kala keeb ära ja need kukuvad sul alla ja see on paljude algajate suitsutajate häda, et nendel kalad kukuvad varastada. Aga kui suur see temperatuur sul on selle kuivatamise jaoks? Mis see lõkke seal all on? Siin on pisike lõkke, paar algu. Ja minuteid võtab see aega enam-vähem 15? Ei, see on ikka tund-poolteist. Nii palju isegi või? Jaa. Assa mai. Ja paneme ahju kinni? Ahju kinni. Nii. Ja nüüd esialgu ma löket tuld ei suurenda, sedasi tasakesi ja siis hakkan neid õhutama. Teen õue veel ringi ära, 10 minutit, teen lahti, lasen selle niiskuse nagu välja. Nii. Laks jälle uks kinni ja seda viis 4-5 korda. Ja kokku on, ütleme, tänasel päeval ma suitsutan seda ahjutäit raudpolt 3 tundi. Okei, ehk et tegelikult ikka pikk tegemine. Me jätame sind praegu siia õhutama ja tegema ja me läheme korraks veel mõrda vaatama. Ehk saab midagi veel. Ehk saab veel midagi, on ju? Põnevamat kala. Korraks käime vaatame mõrrad ka üle. Tiina jäi oma asju tegema sinna ahju juurde praegu. Me tulime Nahva sadamasse ja meil on siin päris äge laev. Rein ja Martin on valmis, vanad kalurid ja me läheme mõrda vaatama. Ja see on siis jõemõrd, eks, et me ei lähegi mere peale üldse. Pane käima oma... Kalakotti. Kalakotti, jah. Me oleme Nasva jõe peal, kuhu antakse siis kokku 6 mõrra luba, ma saan aru. Ja üks neist, palju sul neid on, Martin? Üks. Iga mehel on üks. Iga mehel üks. Ja see kala, mis siin põhimõtteliselt on merest sisse tulev ahven. Särg. Kiisk. Säinas. Tuleb ka. Aga noh, põhiline on ikka särg, see püügiartikkel. Nii. Võtan välja? Jaa. Tiriga tõmba. Kalamehe amet. Kalas võllab mörrakast on hüüdnimi. Näe, koger on üks. Ühesõnaga, säinad läheb tagasi, jah? Jaa.
loe ära oma elupäevad. Üks kala on üks elupäev. Jah. See on see praegu kõige lõbusam töö. Kala vaatamine. Ühesõnaga, see kala läheb sul nüüd siin praegu kohe kokku osta, on ju? Jah. Kätte see sul ei jää? Ei, kõik läheb minema. Meie Kalev, ole võtta otsas kinni. Jaa. Uppa! Tehtud. Eile 2 päevagi. Kiire mõrrasuts on tehtud, siuke 35 kilo ahvenat ja natukene särga sai siis ka välja võetud, aga see kõik oli selline vahepala, sest ma tunnen juba, tuul on sealt poolt ka. Tiina ahjust tuleb väga-väga head lõhna. Me läheme vaatame, kas see lest hakkab lõpuks valmis ka saama. Lause kala kõlab hästi, on siin toas nüüd praegu küll kõige sellisem õigem lause üldse, sest et see lõhn, veel kord, see lõhn, mis siin on tappev, võiks öelda, ja meil on võimalus siis ka kohe sööma hakata. Üks küsimus tegelikult on alati, kes vähem söövad suitsu lesta või üldse lesta. Mis selle nahaga tehakse? Mina näiteks konkreetselt selle poole saan alati. Jaa, mõni sööb, mõni ei söö, vaata, oleneb nüüd see, kui kõva magu nüüd kellegil on. Nii, aga seda pruunimat poolt, seda nüüd... No see on see karusem pool. No just. Jah. Sa ise... Vahest söön, vahest ei söö. No kui ikka värki käes on, siis ei pea sööma. Siis ei pea sööma, okei. Nii et head isu. Head isu kõigile. Kalatoidud.ee. Vaadake ka üle. Aga Nahva Tiinale võib tulla aitäh, et need vastu võtsid. Me kohtume kindlasti veel ja üsna pea natuke teises Eesti otsas, kui seda on Saaremaa. Ja siis ma tahan, et ma järgmine reede tulen oma seeneüritusele. Pane mulle kirja 3 kilo ahvenat ja 3 lesta. Okei. On ju? Just.